siin on mul magnet, mis on nööri külge riputatud, nii et see saab pendli kombel kõikuda. ja mul on ka see vaskplokk, mis ei tõmba magneteid ligi, sest vask ei ole magnetiline. aga vaata, mis juhtub, kui ma kõigutan magnetit vase kohal. see juhtub sellepärast, et magnet indutseerib vaske elektrivoolud ja need voolud tekitavad omaenda magnetvälja, mis töötab vastu ja aeglustab seda ning magneti kineetiline energia muundub vase sees soojuseks. aga mis oleks, kui me ei raiskaks seda energiat soojusena, vaid püüaksime selle kinni, et midagi toita? ma veetsin veidi aega selle väikese prototüübi ehitamisega, kus on mõned magnetid käeotsas, mis on kinnitatud vähese hõõrdumisega laagritele. ja see võimaldab tal kõikuda täpselt nagu pendel. aga ma olen asendanud vaskploki vasktraadiga, mis on keritud pooliks, mis hetkel ei tee midagi, sest traadi otsad on lahti ühendatud. Miks me ei ühenda sellele väikest LED-i, et näha, kas suudame selle tööle panna? nii et LED vilgub väga lühikest aega, kui magnetid mööduvad poolist, aga tundub, et see juhtub ainult siis, kui magnetid liiguvad paremalt vasakule. ja ma arvan, et see on sellepärast, et poolis tekib vahelduv vool, aga LED vajab alalisvoolu. selle parandamiseks saan kasutada dioode, mis on põhimõtteliselt ühesuunalised ventiilid elektri jaoks, ja paigutada need täissilla alaldi kujule, mis muudab vahelduvvoolu alalisvooluks. ja see tähendab ka seda, et ma saan lisada kondensaatori, et salvestada energiat iga liikumise vahel. kui lahe see on, eks ole. nüüd peaksime selle asja suuremaks tegema ja vaatama, mida veel me saame sellega toita. Õnneks on mul juba olemas suur kolmnurkne raam ühest vanast Trebuchet projektist, mis sobib ideaalselt pendli testplatvormiks. ja mul on alles jäänud alumiiniumist karpprofiili, millest teha pendli jaoks uus vars. aga miks üldse proovida pendlist energiat ammutada? Pendel on mehaanilise energia salvestamise viis. Vähese hõõrdumisega laagrite korral saab varre üles tõsta ja see jääb ühtlaselt võnkuma, kuni hõõrdumine selle aeglustab. ja tugeva raami tõttu on väga lihtne pendli külge palju raskust lisada, et rohkem energiat salvestada. Pendli laadimiseks tõstan lihtsalt raskuse üles ja lasen selle lahti, mis antud juhul kiigub rõõmsalt üle tunni aja. ja me saame ehitada generaatori, et muuta salvestatud energia kasutatavaks elektrienergiaks. Generaatoris on palju magneteid, mis on paigaldatud vahelduvate pooluste suundadega ning mõlemal küljel on sama tugev magnetväli, kuid meid huvitab ainult see külg, mis on pööratud mähise poole. Lisades suurte magnetite vahele väikseid magneteid, mis on pööratud kindlatesse suundadesse, saame luua niinimetatud Halbachi massiivi, mis tugevdab magnetvälja ühel küljel ja nõrgendab seda teisel küljel. Saame seda veelgi suurendada, lisades magnetite taha rauaplaadi, kuna raud annab magnetväljale lihtsama tee tagasipöördumiseks. See aitab veelgi rohkem magnetvälja ühele poole koondada, loodetavasti tekitades poolis rohkem võimsust. Tagaplaadi jaoks on mul see pehme terase leht, mis koosneb umbes 99% rauast, aga ma pole kunagi oma isetehtud CNC freespingil terast töödelnud. Võtsin uue karbiidist otsfreesi, valisin soovitatud söötmiskiirused ja pöörded ning vajutasin hädaseiskamisnuppu. Tundub, et mu spindlil pole lihtsalt piisavalt pöördemomenti terase jaoks vajalike madalate pöörete juures, nii et ma vähendasin lõike sügavust ja lõikamine läks palju paremini. Ja nüüd on meil Halbachi massiivi jaoks pehme terasest tagaplaat olemas. Seejärel printisin 3D printeriga plaadi, mis hoiaks magneteid generaatori jaoks ideaalse vahega, nii et surusin magnetid prinditud pesadesse. Ja kui see valmis sai, oli aeg kontrollida, kas mul õnnestus Halbachi massiivi edukalt ehitada. Nii et tagaküljel oli magnetväli endiselt olemas, kuid see oli väga nõrk. Tegelikult oli seda vaevu märgata, samas kui esiküljel oli see uskumatult tugev. See on suurepärane uudis, sest nende magnetite eemaldamine ei oleks lihtne. Nüüd saab magnetplaadid kinnitada pendli hoova otsa külge. Ja ma kasutan mõningaid alumiiniumprofiile, et teha alla platvorm, kuhu poolid kinnitada. Poolide mähkimiseks printisin ma kõigepealt 3-mõõtmelise šablooni läbipaistvast vaigust Formlabs Form 4 printeriga, mille ümber saan siis kerida 0,4 mm emailitud vasktraati, et moodustada pool. Seejärel printisin ma silla moodi konstruktsiooni, mis kinnitub platvormi külge pendli all. Ja poolid saab lihtsalt poltidega kinnitada magnetite vahele.
Kui ühendasin väikese leedi, töötas see täpselt nagu väikesemahuline prototüüp, millele ühendasin siis täissilla alaldi, mõned kondensaatorid ja oma voltmeetri, et näha, millist pinget see toodab. Nii et me juba toodame 4 volti. See tõuseb aeglaselt, ma eeldan, et kondensaatorid vajavad natuke laadimist. Nii, LED sütib 8 voldi juures. Kui generaator töötas, kerisin veel 5 mähist, et suurendada võimsust, kokku siis 6 mähist. Aga siis märkasin, et pendli suuruse tõttu oli sellel paar millimeetrit külgsuunalist kõikumist. Et vältida katastroofilisi kokkupõrkeid, tegin need väikesed põrkepiirded, mis hoiavad magnetid mähistest möödudes keskmes. Ja uute mähiste pidurdusjõu testimiseks ühendasin kõik juhtmed kokku, et tekitada otselühis. Ja üheainsa võnkega jääb pendel täielikult seisma. Seejärel ühendasin ostsilloskoobi, et näha mähiste poolt tekitatud pinget ja märkasin väikest probleemi. See on generaatori poolt tekitatud vahelduv pinge ning näete, et iga lainetsükkel ei ole sama pingega. See suureneb järk-järgult ja siis väheneb. Ja see juhtub sellepärast, et üks mähis toodab umbes 15 volti ning kui magnetid liiguvad üle rohkemate mähiste, liitub pinge kokku. Kuni keskel on see umbes 80 volti. Ma arvan, et ainus viis selle lahendamiseks on ühendada mähised paaridena ja iga paar ühendada oma täissilla alaldi külge. Ja õnneks olen ma juba tellinud liiga palju dioode, mida saan kasutada 3 täissilla alaldi tegemiseks selle prototüübi trükkplaadi abil, mille saab kinnitada mähiste kõrvale 3D prinditud kronsteiniga ja ära joota. Nii et nüüd, kui ma mõõdan väljundpinget ostsilloskoobiga, näeme, et dioodid teevad oma tööd, hoides pinge positiivsena. Aga samuti on pingetipud palju ühtlasemad, jäädes veidi üle 30 voldi. Seejärel jootsin mõned suured kondensaatorid paralleelselt kokku, et teha 50 000 mikrofaradise kondensaatorpanga ja tegin neid 2, kokku 100 000 mikrofaradi ehk 100 millifaradi, et salvestada võimalikult palju energiat iga pendli liikumise vahel. Ja nüüd on pendligeneraator sisuliselt valmis, nii et lisame raskused uuesti ja vaatame, mida me sellega toita saame. Nii, alustame siis ainult ühe leediga, sest me teame, et see töötab ja vaatame, kas kõik töötab endiselt nüüd, kui pendel on valmis. Kondensaatorite täislaadimine võtab natuke aega. See läheb heledamaks. Vaatame, kas suudame toita rohkem kui ainult ühte. Nii, 2 leedi. Toidab seda kergesti. See on natuke tuhm, nii et lükkame pendlit veidi rohkem. Proovime 3 ledi. Kuidas oleks 4 leediga, 5 leediga ja lõpuks 6 leediga? Kuna LED-de süütamine tundub üsna lihtne, proovime toita veel mõnda asja, näiteks elektrimootorid koos ventilaatoriga. Wow! Sellel on kõvasti jõudu. See ventilaator võtab pendli energia tõesti ära, aga ma panen selle põrandale, et näidata, et ma ei toida seda varrukas oleva patareiga. Kui lahe see on? Liikumise ülekandmine ühelt liikumiselt teisele elektrit genereerides. Nüüd on meil suur pendel, mis salvestab energiat nagu mehaaniline aku ja generaator, mis muudab selle salvestatud energia kasulikuks elektriks. Aga kuidas me saame rohkem energiat salvestada? Lihtne vastus on suurendada gravitatsioonilist potentsiaalenergiat kiige alguses, tõstes raskuse kõrgemale. Kuid see tekitab mõningaid probleeme. Kui pendel kõigub, on täistsükli läbimiseks kuluv aeg konstantne ja seda määratleb see valem. Põhimõtteliselt mõjutab võnkeperioodi ainult varre pikkus ning varre raskuse või selle kõikumiskõrguse suurendamine ei muuda täistsükli aega. Siiski kehtib see ainult siis, kui pendli kõikumise nurk on alla 10 kuni 15 kraadi. Kui ma suurendan pendli nurka kuni kella 12 asendini, et maksimeerida salvestatud energiat, siis iga kõikumise aeg pikeneb märkimisväärselt. See nõuaks generaatori jaoks palju suuremat kondensaatoripanka, et säilitada kõikumiste vahel ühtlast väljundvõimsust. Samuti on generaatoris tekitatud pinge otseselt proportsionaalne pendli kiirusega selle kõikumise alumises punktis. Seega, kui pendel vabastada kõrgemalt, tekib alguses suurem pinge.
siis on kõikumise lõpuks pinge palju madalam. Seetõttu arvan, et parim viis rohkem energiat salvestada on lihtsalt suurendada raskust ja hoida kõikumise kõrgus madalal. Ja nii on pinge ja kõikumise kestus palju ühtlasemad. Ja me saame lisada pingeregulaatori, nii et generaator saab töötada kuni 30 voldini. Ja see saab toita LED-e mugavama 8 voldiga, mis hoiab ühtlast väljundvõimsust mitu minutit, kui see järk-järgult muudab pendli energia valguseks. Huvitav on ka see, et pendlis salvestatud energia on otseselt proportsionaalne selle kõikumise kõrgusega ning me saame mõõta kõikumise kõrguse vähenemist, et arvutada LED-ide energiatarbimist. Nii et kui algne kõikumise kõrgus on 18 cm üle keskpunkti, saame raskuse vabastada, et LED-e toita. 3 minuti kõikumise ja seega valguse tootmise järel on pendli kõikumise kõrgus vähenenud umbes 13 cm võrra, mis 40 kilogrammise raskuse puhul on võrdne 51 džauliga ja kuna 1 vatt on 1 džaul sekundis, siis 51 džauli 180 sekundi jooksul annab keskmiseks võimsuseks 0,28 vatti, mis on üsna väike, aga kui ma ühendan need oma reguleeritava toiteallikaga sama pinge juures, tundub see õige. Ma saan isegi kasutada USB pingeregulaatorit, et oma telefoni laadida, kuigi arvestades, et pendli maksimaalne salvestatud energia on vaid umbes 0,02 vatt-tundi. Ma peaksin raskust peaaegu 1000 korda tõstma, et aku täielikult täis laadida. See ei tähenda 1000 kõikumist, vaid raskuse tõstmist ja selle aeglustumist täieliku peatumiseni 1000 korda. Lisaks tundub, et telefon tühjendab kondensaatoreid iga kõikumise vahel liiga kiiresti, mis põhjustab ebastabiilse laadimiskiiruse ja see ei meeldi telefonile. Kuidas oleks, kui prooviksime toita midagi, mis vajab kiiret võimsusimpulssi, näiteks seda 400 kilovoldist sädegeneraatorit? Olgu, sädegeneraator. 3, 2, 1. See on lihtsalt naeruväärne. Või kuidas oleks, kui muudaksin pendli võnke liikumise sirgjooneliseks liikumiseks, kasutades oma isetehtud elektromagnetilist heiteseadet. Seda käivitajat kasutati varem raadioteel juhitava lennuki taevasse lennutamiseks, kasutades magneteid ja elektrit. Ja ma pean olema seda mingi metallleseme kõrval hoidnud, sest see on natuke viga saanud, aga see ei tohiks takistada selle töötamist. Kui see on ühendatud pendligeneraatoriga, kas me saame selle paberist lennuki õhku lasta? 3, 2, 1. Ma arvan, et pendel ei tooda üheainsa võnkega piisavalt võimsust. Nii et ma lasen kondensaatoritel laadida ja proovin uuesti. Olgu, kondensaatorid peaksid nüüd laetud olema, nii et vajutame stardinuppu 3, 2, 1 peale. Oh, wow! See töötas tõesti hästi. Nii et kuigi pendliaku energiatihedus võib olla võrreldes tänapäevaste liitiumakudega kohutav, on sellega töökojas katsetamine kindlasti lõbus. Loodan, et see projekt oli teile huvitav ja suur aitäh vaatamast!